Head teatrikülalised, minu nimi on David Vseviov ja ma tahaksin teiega mõtiskleda koos natukene fenomeni üle, mida nimetatakse kurjuseks. Kurjust on olnud ju alati ja kui me mõtleme kas või sajandite tagusele maailmale, siis see maailm jaotuski headuse, jumala ja kurjuse, saatana vahel. Kuidas on see võimalik? Kuidas on see võimalik, et nii paljud meist, meie eelkäijatest, aga ka olevikus nakatuvad kurjusesse? Ja mina olen käsitlenud kurjus, mille tulemusena sünnib ka hirm kui nakkushaigust. Ja meil on niisugune tunne, et need, kes meid hirmutavad, need, kes toovad siia maailma kurjust, et nad on vabad sellest haigusest. Tegelikult mitte. Nad on epitsentris, nad on kõige rohkem nakatunud. Nad on kõik haiged, nii nagu seda olid kunagi Caligula, Nero, hilisemal ajal Stalin, Hitler. Nad põevad ja tunnevad ennast hirmutatuna, nad kardavad, nad on maniakaalsed paanikas. Mis aga toimub meie ülejäänutega? Ja see on huvitav eksperiment, mida ma vahetevahel olen teinud ja näidanud tudengitele katkendeid kinokroonikatest, näidanud Hitlerit, kelle nad tunnevad küll ära, aga kasutanud hoopis sagedamini Mussolinit, keda valdav osa noorematest inimestest ei tunne. Näitan kaadreid tema esinemisest ja küsin, kas on normaalne inimene, kas tema koht on kuskil rahvajuhi rollis. Ei, on vastus. See ei ole võimalik. Aga kuidas see sai olla teatud ajaloolistes situatsioonides võimalik? Kuidas me usume? Kuidas me järgneme? Võtame konkreetselt Saksamaa näite. Esimene maailmasõda lõppes aastal 1918. Möödub vaevalt 15 aastat. Tuleb keegi ja ütleb, lähme jälle ja me järgneme. Ja siin on veel üks väga oluline mõiste, mida me peame kindlasti meeles pidama. See on ükskõiksus. Ja ma tahaksin meelde tuletada ühte kuulsat tsitaati. See kuulub Martin Niemöllerile ja on öeldud kuskil aastal 1946, vahetult pärast Teise maailmasõja lõppu. Kui tuldi kommunistide järele, ma ei teinud midagi, sest ma pole kommunist. Kui arreteeriti sotsiaaldemokraate, ma ei teinud midagi, sest ma pole sotsiaaldemokraat. Kui viidi minema juute, ei teinud ma midagi, sest ma pole juut. Ja kui tuldi minu järele, ei olnud enam kedagi, kes oleks minu kaitseks välja astunud. Kui natukene mõtiskleda laiemalt ja soovitada ka midagi vaadata ilmunud kirjanduses, siis on erakordselt huvitav Erich Frommi Hitleri analüüs, mis haakub selle teemaga, millest me praegu rääkisime. Fromm jagab inimesed kaheks, biofiilseteks ja nekrofiilseteks. Ehk inimesteks, kes näevad lahendit kõikidele probleemidele purustamises. Ja miks teatud situatsioonides need inimesed, nagu äsja toodud näites, nende seisukohad pälvivad üleüldise toetuse, üleüldine on muidugi jutumärkides, miks neile järgnetakse, miks kurjus võidab, miks kurjus leiab nii palju jälgijad. Varsti peaks ilmuma eesti keeles üks erakordselt huvitav raamat, mida ma julgen kõigile soovitada Mati Sirkeli tõlkes. Tegemist on autoriga, kelle teos on ilmunud pseudonüümi all Hafner ja raamatu pealkiri on Ühe sakslase lugu. See on inimene, kes lahkus Saksamaalt 1938. aastal ja tema raamat või see tekst on leitud kuskil paarkümmend aastat tagasi, varem oli ta teadmata
ja avaldatud siis hilisemal ajal, ütleme meie ajal. Ja see on uskumatu, millise ettenägelikkusega see inimene kirjeldab neid sündmusi, mis aset leidsid, aga ettenägelikkusena selles mõttes, et ta näeb kogu seda arengut, kogu seda järgnevat ette. Nii et isegi väga paljud kahtlesid, kas on võimalik, et see tekst on kirja pandud 38. aastal, kui see kõik oli veel aimatav ja mitte realiseerunud oma täielikus mahus. Teine teos, mida võiks kindlasti soovitada, on äsja ilmunud raamat Dresdeni hävingust, Dresdeni pommitamisest, mis tõstatab väga palju küsimusi just nimelt moraali, eetika vallas. Mackay raamat, kas kurjusele kättemaks kurjusena on kuidagi aktsepteeritav? Hukkuvad ju noored inimesed, hukkuvad naised, hukkuvad vanurid, kelle nagu pole otsest süüd selles, millega Hitler ja see süsteem hakkama sai. Ega vastus sellele küsimusele ju ei ole. Kas kurjusega võib astuda kurjuse vastu? Kas kurjust võib lõpetada kurjusega? Need on kõik küsimused, mis vist leiavad oma vastuse väga konkreetsetes situatsioonides. Kurjusega seonduvalt ongi vast kõige olulisem teema või küsimus, mis pole kaugeltki kaotanud aktuaalsusega tänasel päeval. See on just nimelt järgnemise küsimus. Sest kurjus saab võita ainult siis, kui me laseme tal võita. Millele ma tahaksin veel tähelepanu juhtida, see on kurjuse sünniloole. Ega kurjus ei sünni ju täisealisena. Kurjus sünnib täpselt samuti, nagu tuleme me ilma. Ta on kõigepealt pisike, ta on märkamatu. Tema teod esmapilgul ei paista ju nii väga ohtlikud. Ja tõesti, kui me vaatame kurjuse sündi kas või Saksamaa variandis või Nõukogude Liidu variandis, siis me näeme ju, et kurjus levib ühiskonnas samm-sammult, väikeste sammudena. Ja me võime mitte märgata, me võime mitte reageerida ja lõpptulemus ongi selline, nagu Niemöller seda kirjeldas. Sellepärast, mis puudutab kurjust, siis kurjus tuleb ära tunda veel tol hetkel, kui on võimalik selle kurjusega võidelda. Kui paljud meist saavad aru, kui ei ole veel tekkinud see maailm, mille kirjeldavad ka need nimetatud autorid, kus me samastume selle kurja maailmaga, muutume selle osaks, kas paratamatult või mitte. Ja vot siin tuleb mängu veel üks oluline asi, see on hirm. See on hirm, kui me nakatume hirmu, siis me ei märkagi midagi. Ja me oleme ju lugenud ja me võime ju neid inimesi uskuda, no niivõrd kuivõrd, et nad ei teadnud midagi, nad ei märganud midagi. Ja üks näide, mida ma olen sageli toonud, ma olen mõelnud ühele inimesele, väga sageli ju seda maailma ja seda, mis aset leiab, seda me võime ju kuidagi personifitseerida konkreetsetes inimestes. Ja üks nendest inimesed, kes sümboliseerivad vabadust, on Venemaa kontekstis Aleksandra Kollontai. Võib-olla on see teatrikülalistele tuntud nimi, võib-olla mitte, aga tegemist oli naisterahvaga, kes 17. aastal ei kartunud mitte midagi, mitte kedagi. Vabadus oli selle inimese pea eesmärk. Selle nimel ta tegutses, sellele ta mõtles. Mis siis, et see väljund võib-olla meile tänapäeval ei sobi, aga see on inimene, kes ei kartnud mitte midagi, mitte kedagi. Ja kellest 30. aastatel saab esimene naissaadik maailmas. Ta oli Nõukogude Liidu täievoliline suursaadik Rootsis.
ja see on inimene, kelle näppe otseselt ju sahtli vahele keegi ei pannud. Ja kui vaadata tema kirju, kuidas see tonaalsus muutub, kuidas inimene nakatub just nimelt hirmu, kuidas ta hakkab kartma, kuidas see hirm hakkab mõjutama tema sõnade valikut, kuidas ta muutub ettevaatlikuks. Ja vot see on see maailm, hirmumaailm, mida kõik diktatuurid ihalevad. Ja siin on veel üks oluline moment. Nendes maailmades tegelikult reegleid ei ole. Nendes maailmades, kus valitseb kurjus, on olulisem hirm, mitte reeglid. Ja seda me võime demonstreerida väga konkreetsetel näidetel, kas või Nõukogude ühiskonnast. Ei ole ju nii ja esmapilgul paistab, et kõik on väga lihtne. Maalid Leninit ja kõik on korras. Maalid lillekesi, ise tead. Aga kui me vaatame konkreetsete inimeste eluloo käiku, siis me näeme, et Siberisse läheb mõni neist, kes on maalinud ainult Leninit ja saatmata jääb mõni neist, kes on maalinud ainult lillekesi. Reegleid ei ole. Ja see loobki selle maailma, kus tegelikult valitseb hirm. Sellepärast, et kui nendest reeglitest kinni pidada, siis pole ju põhjust karta. Ja seda me näeme. Kui me vaatame neid inimesi, kes ümbritsevad Hitlerit, kes ümbritsevad Stalinit, vaatame poliitbüroo liikmed, nad ju kõik kardavad paaniliselt. See on maailm, mille on loonud hirm, mille on loonud kurjus. Ega kurjus ju ainult ei hirmuta, kurjus pakub ka präänikut. Ja inimestega manipuleeritakse mitte ainult läbi hirmu, vaid ka pakkudes neile teatud hüvesi. Ja seda me näeme kõikide diktatuuride puhul. Seda me näeme tänapäeva Valgevenes. Miks need inimesed, kes kuuluvad ühiskonna kuskile kõrgemasse hierarhiasse, on nõus toetama praegust presidenti? Vastus on väga lihtne. Neile on pakutud präänikut. Ja see hirm kaotada präänikut, präänik ja hirm käivad alati käsi käes. Need stiimulid toimivad paaris rakendina väga hästi, et seda tuleb ka kindlasti arvestada. Kui me vaatame diktatuure, siis ei ole ju vahet. Tõesti ei ole vahet. Vahed on nüanssides. Kas me räägime Hitleri aegse Saksamaa näitest või võtame Stalini aegse Nõukogude Liidu, kogu see mehaanika on üksüheselt sarnane. See on ka väga palju suhtumises kunsti, suhtumises vabadusse, seda loetelu võib jätkata lõputult. Kõik nad on oma olemuselt väga sarnased, sellepärast, et nende eesmärgid on väga sarnased. Nad pakuvad välja alati mingeid ulemate projekte, mis on realiseerimatud, kas kommunism või 1000-aastane reich. Kuidas ära tunda hirmu? No ilmselt mingites väikestes detailides. Mõnikord mõne õpetaja reaktsioonis nendele korraldustele, mis talle jagatakse. Võib-olla mingites uudistes, mis ütlevad meile, et teatud ametikohti saab täita ainult kuuludes teatud parteidesse, organisatsioonidesse. Need on kõik väikesed märgid. Me võime kohata mingit artiklit, mille all ei ole mitte allkiri, vaid on mainitud, et toimetus teab, kes on selle artikli autor. Ja kui see artikkel käsitleb mingeid esmapilgul väga väikeseid probleeme, siis tähendab, et ühiskond on juba nakatunud hirmu, et inimesed ei julge oma nime all sõna öelda. Seda me näeme isegi vaadates, mis toimub sotsiaalmeedias. Kui me ei julge oma arvamust avaldada, sellepärast, et me saame lihtsalt labase sõimu osaliseks. Aga kõik need märgid ütlevadki meile, et esmapilgul võib-olla see mind ei puuduta, sest ma ei ole nende hulgast, aga mõõdub teatud aeg, siis see süsteem neelab alla ka kõik need, kes on selle süsteemi loonud. See on suur ajaloo õppetund ja seda tuleb meeles pidada.